Tere! Mina olen Ahven, olen muusik ja suur metsa- ja puiduhuviline. Ja see on lihtsalt sellepärast, et ma olen trummar. Kogu minu elu möödub selliselt, et ma hoian puupulki peos ja proovin teisi muusikuid mitte sassi ajada. Aga selleks, et midagi kõlada oleks, peavad olema trummid ja trummid on reeglina tehtud vineerist. Me oleme siin Jõgeval Estplai nimelises ühes Eesti vingemas vineeri tootmistehases ja mul on väga hea meel kohtuda siin härra Ando Jukiga, kes on Estplai juhatuse või nõukogu liige. Nõukogu liige. Kas te saate äkki juhtida mind ja kallid televaatajad läbi selle vineeri tootmise protsessi umbes nii, et mis materjalist ja millal ja kuidas, kas see on kuidagi sessoonne, on ju, kas ainult mingil oktoobrikuu päeval võetud kasest saab seda teha või kuusest või männist või palmist, me ei tea? No meie teeme siin konkreetselt Eesti kasest, natukene toome ka Lätist sisse ja tegelikult ega seal vahet ei ole, võime Soomest ja Rootsist ja Venemaalt ka tuua, aga mõistlik on ikkagi seda teha siin kohapeal ja kohapealsest kasest, aga kui palk või puu on küps ja temast saab seda palki lõigata, siis meie protsess näeb välja selline, et kõigepealt leotame seda palki 40 kraadi juures, seda on kuskil 2 päeva basseinis, siis võtame ta tootmisesse, koorime, treimine iseenesest on selles mõttes sarnane nagu pliiatsi teritamisel, et tera vahelt tuleb see õhuke leht välja, nii samamoodi ka sellest palgist ja siis need õhukesed spoonilehed liimime omavahel kokku, nii et enamasti on nad risti kiudu kokku liimitud. Ja siis, kui ütleme, et tahame 4 millimeetrist siin tehases, siis me liimime kokku 3 spoonilehte omavahel, tahame 50-st, siis 35 või 37 lehte, et nii ta käib. Et on vaja siis treipinki, on vaja erinevaid spooni õmbluspinke, jätkamispinke, kuivatit, presse, liimivaltse või siis liimimiskardinaid ja saage, lihtpinke, et erinevad tööpositsioonid, kus need asjad siis lõpuks protsessi mööda jõuavad selline, et see valmis toode siia jõuab. On väidetud, et metsandus on Eesti majanduse alustala ja võiks olla täiesti vabalt sellised taastuvressurssi kasutades siis üks selliseid samposid või rikkuse allikaid, et missugused on sinu mõtted seoses sellega, et kas puidu väärindamisega me võiksime teha midagi sellist, mida näiteks Norra teeb merest nafta pumpamisega? Eks iga riik peab tegelikult selle ressursiga tegelema, mida tal on, et Eestis on metsa kindlasti hästi palju ja tegelikult ütleme selliseid võimalusi selle metsa paremaks või metsamaterjali paremaks ärakasutamiseks on palju, et Eestis on väga tugev kindlasti mehaaniline puidutööstus, aga puudub keemiline tööstus, seda kindlasti oleks vaja arendada, selleks oleks vaja tegelikult riigil endale seda sammu võtta ette, aga põhiline on see, et me ei põlga ära seda taastuvat ressurssi, mida meil tegelikult on piisavalt. Sest see annab maapiirkondades tööd, see annab võimalusi tegelikult Eestis toodetud materjali maailmas realiseerida ja kui me vaatame Eesti väliskaubandusbilanssi, siis tegelikult ega muid tooteid kui puit, mööbel ja siis majatööstus ega muid selliseid valdkonda ei olegi oma selles väliskaubandusbilansis oleksid positiivses tasakaalus. Mida paljud inimesed võib-olla endale ei teadvusta, on see, et kui metsast võetakse palki, siis kõige mõistlikum seda üldse käidelda on seda väärindada. Et kas sa saad meid natukene võib-olla juhtida käekõrval läbi teie siis tehase tegevuse, et missugune on see teie väärindamine, missugune on see lõpp-produkt? Kui tagurpidi tagasi tulla, et siis see lõpp-produkt iseenesest on ta siis kuskil treileri põrandas või on ta seinas, laes, katuses, betoonivalu
raki sees või bussis või rongis või mis iganes, või mööblijupis, köögi töötasapind, et neid kohti, kus kasutada, on hästi palju, aga kui tulla nagu protsessi tagasi, siis ja päris protsessi algusesse, et siis loomulikult puud kasvavad metsas ja selleks, et sealt metsast mõistlikku tulemust saada, eelkõige selle näol, et mida metsaomanik oma maalt ootab, siis tegelikult tuleb vaadata, et mida sellest puust teha annaks. Et üks kase jaoks kindlasti üks paremaid lahendusi on see palk treimiseks, on see siis spooni või vineeritehasesse. Kas te oskate öelda ka, viimane küsimus, see vist võib kaamera kinni panna, kas me trumme võiksime hakata tegema midagi? Peab hakkama. Peab hakkama tegema, väga hea. Igatahes, nagu te näete, Eesti puiduga on see lugu, et kuigi ühelt poolt tundub, et teda on nii vähe, siis teiselt poolt Eesti on üks metsarikkam riik ja loomulikult võikski olla nii, et tänu sellele looduslähedusele me õpime seda ka selliselt hindama ja väärtustama, et selle väärindamine on eesmärk omaette. Ja mul on väga hea meel näha, et Jõgeval väga ilusas kohas on loodud selline tehas, mis pakub tööd peaaegu 200 inimesele ja seda selliselt, et nad saavad tipptehnoloogilise tehasega toimetades olla absoluutselt konkurentsivõimelisemad maailmas ja seda omaenda kodukoha lähedal. Seega, ütleme, minu arvates puidu väärindamine tundub olevatki see tee maailma 5 rikkama riigi sekka. Vaatame, kuidas sellega läheb. Suur aitäh, Ando Jupp!